tere! Mina olen teie tänane eesti keele õpetaja. Nimelt ma hakkan teile rääkima käänetest. Eesti keeles on kokku 14 käänet, kuid mõnikord loetakse 15. käändeks viisiütlev kääne. Mul on ka kaasas siin väike tahvel. Tänapäeval ju ei ole see nii väga moes. Ja milleks ikka kriiti raisata, kui on olemas nutikamad seadmed? Ma räägin teile lähemalt siis 15 käändest. Esimene kääne on siis nimetav kääne, mis vastab küsimusele, kes, mis ja missugune. Ainsuses oleks siis näiteks nagu auto, mitmuses autod. Teine kääne oleks omastav, mille küsimused on kelle, mille. Ainsuses oleks see auto, mitmuses oleks see autode. Kolmas kääne oleks osastav, mis vastab küsimustele keda, mida, autot, autosid. Neljas kääne oleks sisseütlev, mis vastab küsimustele kellesse, millesse, autosse ja mitmuses autodesse. Viies kääne seesütlev, mis vastab küsimusele kelles, milles, mis on ainsuses autos ja mitmuses autodes. Kuues kääne oleks seestütlev, mis vastaks küsimustele kellest, millest, mis on ainsuses autost ja mitmuses autodest. Seitsmes kääne oleks alaleütlev, mis vastab küsimustele kellele, millele, mis oleks ainsuses autole ja mitmuses autodele. Kaheksas kääne alalütlev, mis vastab küsimustele kellel, millel, ainsuses oleks see autol ja mitmuses oleks autodel. Üheksas kääne oleks alalt ütlev, mis vastab küsimustele kellelt, millelt, ainsuses oleks see autolt ja mitmuses oleks see autodelt. Kümnes kääne oleks saav, mis vastab küsimustele kelleks, milleks, ainsuses oleks see autoks, mitmuses oleks see autodeks. 11. kääne on rajav kääne, mis vastab küsimusele kelleni, milleni, mis oleks ainsuses autoni ja mitmuses autodeni. 12. kääne oleks olev, mis vastaks küsimusele kellena, millena, ainsuses oleks see autona, mitmuses oleks see autodena. 13. kääne on ilmaütlev, mis vastab küsimustele kelleta, milleta, mis oleks ainsuses autota ja mitmuses autodeta. 14. kääne on kaasaütlev kääne, mis vastab küsimustele kellega, millega. Ainsuses oleks see autoga ja mitmuses oleks see autodega. Ja 15. kääne ehk viisi ütlevat käänet. Seal meil küsimusi kahjuks ei ole, aga paar sõnanäidet meil on olemas, mis oleks purjuspäi, paljajalu ja kinnisilmi. Ja siin oligi meie 15 käänet. Loodan tõesti, et õppisite sellest midagi ja tõesti ma tänan teid kuulamast ja minu poolt teile head aega!